Toomkoolis õpitakse 100 aasta pärast eesti keeles ja kõik on väga sõbralikud. 100 aasta pärast õpitakse, kuidas Toomkoolis ehitada maju. Ma sooviks, et 100 aasta pärast oleks Tallinna Toomkool klaaskuplist. Lubame, et tulevikus kõik meie lapselapsed õpivad Toomkoolis. Mina arvan, et 100 aasta pärast on igal pool elektroonika. Saab süüa ükskõik mida, on magamistunnid. Koolimaja on nagu printsessi loss, igal pool on nunnud loomad. Garderoobis saab sõita tugitooliga pilvedesse. 100 aasta pärast oleks Toomkool virtuaalreaalsuses. Paned prillid pähe kodus ja siis oledki koolis ja õppimine oleks nagu arvutimäng. Maailm areneb nii kiiresti, et ma ei saagi siis teada, mis on. Koolil võiksid olla rattad all, et lapsed ei peaks minema kooli, vaid kool peaks minema laste juurde. 100 aasta pärast on Toomkoolis õuetunnid ja väiksemad lapsed saavad minna lindudele süüa andma ja kui on soe, minnakse jäätist sööma. Igal korrusel on õpetajatele kohvimasin ja õpilastele kakaomasin. 100 aasta pärast pole Toomkooli õpilastel enam koolikotte vaja, sest õppetöö toimub ainult tahvelarvutites. Toomkool 100 aasta pärast on laienenud tervele tänavale ja lisaks Toomlasteaiale gümnaasiumil on ka seal Toomülikool. Üle tee on seal näiteks Toomrestoran ja kohvik ning apteek ja polikliinik. Siis majade taga asub vaade looduslikule pargile, mis on avatud ka linnarahvale kevadest sügiseni ning on üks tuntumaid ja külastatumaid kohti linnas. Siis on ka kindlasti eraruumid loodusgruppidele, tehnikagruppidele ja heategevusgruppidele. Ja 100 aasta pärast õpivad ka tüdrukud ja poisid ühes ja samas klassis ning on klassis vähemalt 10 õpilast. Ja kokkuvõttes ongi Toomkool 100 aasta pärast võrratu paik. Toomkoolist on saanud lisaks gümnaasium ja ülikool. Õppetöö toimub balletikoolis Toomkooli tänaval. Mina arvan, et õpetajad jäävad alles, sest robotid ei suuda inimesi asendada. 100 aasta pärast on Tallinna Toomkoolil 9. klass ja gümnaasium ning palju sõpruskoole. Ma arvan, et 100 aasta pärast jääb Tallinna Toomkool sama eriliseks ja ainulaadseks kooliks nagu selle esimene lend, esimesed õpetajad ja esimene koolimaja.